tere hommikust. Tänast videot ma alustan siit õuest, kuhu ma praegu jalutan. Praegu ma käin poes ruttu ära, sest ma ostun süüa endale bussi. Ja kus ma sõidan? Sõidan Sillamäele. Jah, täna ma sõidan siis Sillamäele, lähen uudistan see ring ja õhtus tulen Tallinna tagasi. Et eeldus ilusaks päevaks on nagu loodud selles mõttes, et päike paistab ja näete isegi vaspidu. ja muidu tuju on hea ja ma panin täna sellise ühe sõbra soovitusel, ma panin sellise särgi selle nagu Harre Ristna särg. Kes teab sellest, see teab. Mina sellest täpsemalt ei seleta. Aga jah, ma arvan, et näeme, kui ma olen bussis. No nii, poes on käidud. Ma lubasin, et me läheme bussis ja ma ütlesin, ma bussis ei jää ennast filmima. Ma failisin poes. Tahtsin endale lihapirukat osta. Selles ma panin otti ka nüüd. Teate, mis hinna ma läbi lõin? Porandi piru omana. Nii et ma ei tea. Ma lähen nüüd üle tee, mul läheb buss nüüd 10 minuti pärast. Ja siis vaatame, mis tänane päev meile Sillamäel toob. Ma annan endast parima, et tuleks võimalikult huvitav video. Ma esimest korda filmin niimoodi tänaval muide. Tallinna tänaval siis. Aga noh, kuskil tuleb see inspiratsioon saada või julgus saada selles mõttes. Nii, nüüd ma lähen jälle uuesti üle tee. Ma arvan, et uuesti ma räägin teega siis, kui ma Sillamäel olen. Näeme seal. Tere! Jõudsin Sillamäele vahepeal. Ma olin nii tubli, kui ma Tallinnast hakkasin sõitma, siis ma avastasin, et ma unustasin oma telefoni laadija koju. Ma esmalt lähen muretsen endale laadija selles mõttes. Ja siis ma lähen vaatan, kus ma saan siis veidi telefoni laadida. Ja siis vaatame, mis edasi saab. Selles mõttes. Ja siis, jah, siin Sillamäele ilm on ilus. Siis vaatame, mis siis Sillamäele huvitavalt leiab. No nii. Käisin siis vahepeal söömas sellised söögikohast Kuuma. Et see on üli chill koht, ma ütlen ausalt. Ma soovitan teil kindlasti siia tulla. Selles teenindus oli üli sõbralik. Alguses räägite vene keeles. Mina vene ei. Noh, aru saan, aga räägin vähe vastu. Ja siis ja pöördusin viisemalt eesti keeles. Teenindaja. Eesti väärtust. Hullult püüdis nagu. See on eesti keeles kunitada. Ja ma ta tuli toimu. Et 5+ talle. Ja siis söögis ma tellisin endale friikartulid. Ja kõrvale võtsin, mis hiljem toodi lauda, oli see, mis ta oli, vanillijätsi kokteil. Et mega mõnus. Ja nüüd siis ma vaatan, kuhu ma edasi jalutan ja siis ma näitan teile, kus ma olen. Praegu jalutan siin mööda mingit Pavlovi tänavat. Teeljud, enne ma veidi jalutasin, siis ma seda laadjat tahtsin minna ostma. Ja siis näin ka, et Sillamäe linn on võrratult ilus, ma ütlen ausalt. Kui bussi sai veidi sõidetud enne, kui bussi oma jõudsin. No tõsiselt, ma soovitan tulla teile siin. Et see on tõesti fantastiline. Mul natukene eelarvamus oli natukene, ma ütlen, Ida-Virumaa osas. Selles mõttes, et ruskit ja asju on ju palju, et ei, täiesti fantastiline, mõnus, rahulik. Sellise rahu poolest ta meenutab mulle Võru linna veidi. Aga muidu täitsa mõnus ja chill, et praegu, kui ma sinna vaatan, siis ma vist jõuan ühe veeogu äärde varsti. Et vaatame, võib-olla ma filmin seal midagi ja nii et jah. Ja seda nii-öelda
kultuuri siin on näha õhu selles mõttes. Olu. No nii. No kui sa näed, siis ma istun siin trepi peal. Siin on see meri hoopis. Kohal on sellist nii ujumiskoht, nii et siis ma pärast panen, vaatan, kas ma panen descriptionisse või kuhu ma panen selle, mis ta on, mis meri see või oht see täpsemalt on. Ma unuda, mul ei tule meelde praegu. Võib-olla panen video peale siia niimoodi, kus ma täpsemalt siis olin. Ei, siis ise muidu jalgu pidi sees. Ujumas muidu päris enda. Jalgu pidi ühelt. Üksi olen siin vaata rätti kaasa ei võtnud ja siis selles mõttes ja noh, ma ei tunne ujumise eesmärgil, aga noh, ma rätti kaasa ei võtnud ja siis ma ei julgenud üksi neid asju jätta õusikada niimoodi väga pikalt. Aga muidu selles mõttes väga mõnus. Vesi oli minu jaoks natukene jahe, ma oleks pikemalt olnud võib-olla soojemalt. Aga muidu selles mõttes nägin ära anneti kordi kohalikud urjad inimesed, noh. See on mingi, saate aru, üks meesterahvas ja üks naisterahvas. Neil oli mingi rätt maha pandud, siis oli mingi paar meetrit vahet, oli järgmine rätt. Ja siis ma läksin vahe rätti vahet. Ja siis naine paneb mulle meelde, kus sa tuled. Mul lasin näitatele vahet, ma su rätti peale jaostu. Aga noh, mis teha? Inimesi nii asuusid, itsanda loomad on kirju. Aga noh, eks ma nüüd siis vaatan, kuhu ma järgmisena saan sattuda. Ja siis ma jälle teile näitan, kus ma olen. Tere jälle! Ma eksisin vahepeal küll majade vahel ära. Ei, ma päriselt ei ole siis midagi, kus ma olen seal. Nii palju teada. Mis sa pead teile kohe rääkida? Mõtlesin, et ma esmapõisid Lillamäest on senimaani. No, muidu ma näen veel hoopis, aga siiamaani vahe sellise, ma ei tea, vahe mõttena on selline, et Sillamäe on ülilahe. Te peate siia tulema väriselt. No nii, tšau. Jõudsin vahepeal mingile suuremale tänavale. Siit kõrvalt läheb mööda maantee. Ma võin teile seda näidata. Nii palju kui näha on, siis see on mitte see esimene tee, vaid see taguline, et see on suurem maantee. Aga muidu tänavu, kus ma jalutan, on Viru puiestee. Jalutan praegu teisele poole Sillamäed, ma ei tea, kuhu mu jalad viivad. Ma lihtsalt jalutan, lihtsalt olen. Naudin seda imelist elu. Elu on imeline. Päevast on sinine ja mida veel tahta ühes päevast olema ausalt. Päike paistab, ilm on nagu soe, meeleolu on super. Et noh, ainult ühtegi põhjust, mis ma peaks nagu nurisema. Ma olen eestlane, ma ei nurise. Ja sama teile, noh. Nauti neid ilusad ilm, nii palju kui neid veel on. Et vahepeal ei saa isest ilmast aru, aga ma tõesti soovitan nautida, noh. Sest see on lihtsalt seda väärt. Elu on elamist väärt. Et ma soovitan teil samamoodi, noh. Võtte julgus või võtte selline inspiratsiooniallikas või mis iganes. Sõitke kuskile ja nautige. Mina tulingi Sillamäele selle eesmärgi, et nautida lihtsalt, noh. Võõras koht mulle täiesti, aga urat, noh. Kuidas sa saad kohast teada, kui sa ei lähe ise sinna? Nii et soovitan teil sama teha. Tuttavaks kohta või võõra. Uskuge mind, te tulete hea tujuselt. Ma pean teile pettumuse valmistama. Ma usun, et võib-olla kas paljud teist või mõned vähemalt tahtsid näha kindlasti ka promenaadi Sillamäe oma ja muuseum. Teate, ma ütlen ausalt, siis ma enne telefoni laadin. Ma ei laadinud seda piisavalt nagu selles mõttes. Ma laadisin seda, noh, niimoodi ma saaks natukene ringi jalutada ja siis midagi filmida. Ja ma ütlen ausalt, ma sinna promenaadile ja sinna, mis ta nüüd oli teine muuseum. Et sinna ma ei jõua, ma ütlen ausalt, sest siin on nii palav. Ma olen täna nii palju vett ära jõudnud juba, et ma ütlen teile ausalt, ma ei jõua. Ma loodan, et ei pahandanud mu peale. Aga ma tulen siia tagasi ja ma teen uue video siis veel. Et siis ma kindlasti filmin seda promenaadi ja muuseumid, mis siin on. Ma lubasin ühele oma sõbrale Metropoile. Et selles mõttes, et ta teab, ta saab aru, et temast jutt. Et seda, et ma lähen muuseumi seal, siis ma siia poole sõitsin, aga ei jõua.
tõesti, ma olen niivõrd paravan. Vesi vasti otsas ka, et ma ostan endale juua juurde ja tõesti, Sillamäe muidu linnana on tõesti väga ilus selles mõttes. Ma päriselt tulge siia, nautige seda mõnu, mida Sillamäe teile suudab anda. No nii, tšau siis. Ma jõudsin juba mingi tunni edasi seda bussijaama. Käisin poest läbi ja võtsin siis endale midagi näeksimist ja võtsin juua, aga kindlasti bussi peal midagi juua oleks. Sest see juues, mis see palavus on, see mind täna täiesti ära tapnud tõenäoliselt. Ja sellepärast ma ei jõudnud ka sinna promenaadile ja sinna muuseumi, kuhu ma plaanisin minna. Ma lihtsalt ei jõua distantsid nagu, siin on täitsa õnnitavad selles mõttes, et ei ole nagu, et peaks mingi bussi või midagi võtma. Lihtsalt see meeletu palavus, mis on, see tapab. Kell on mingi 3:30 läbi midagi ja bussi tuleb ka mingi nii umbes tunni aja pärast. Ja siis sõidan bussiga koju ja kindlasti ütlen üle, et subscribe'i, pane like ja kommenteeri. Ma loodan, et see video siiski tuleb teile huvitav. Ja seniks näeme teda linnas. No nii, nagu sa näed, siis ma olen vahepeal jõudnud Tallinna tagasi ja lõpetan enda video siin enda maja taga. Ma loodan, et teile see video meeldis ja kui meeldis, pane like, kommenteeri ja subscribe'i ja näeme siis järgmises videos. Tšau!